No nii, hommikust. Jälle uus päev alanud. Leidsin enda kammi üles, mille ma olin ära kaotanud ja siis, kui ostsin uue kammi, siis nägin autoistme all, et see oli seal. Et jah, aga noh, ega sellest siin selle tuka puhul väga kasu ei ole või mis iganes juuksetutt see on siin. Et aga noh, jah, vähemalt ei ole mingit hullu. Suurt juuksepahmakat ei ole. Aga eile oli siis, eilse päeva jooksul siis tegime 10 eurost, tegime, noh, kuidas öelda, on ju, et 10 tegime 18, on ju, noh, et tegelikult ei teinud 18, et 10 tegime 8, noh, ei saa ka öelda, et 10 8 tegin, on ju. Et võib-olla siis, et 10 euro abil teenisin 8, oleks siis nii, sest muidu kui ütled, et 10 tegin 18, siis justkui ma oleks 18 juurde saanud, aga ma sain 8 juurde. Et challenge'i osana siis kolme mängulise päeva tegin eile siis, et noh, ühel päeval tegin nagu 3 päeva. Et 3 mängu. Oleks tahtnud 4. ka teha, aga see kurat juba ei mäleta, kes need mängisid eile, aga väga huvitav nagu matš oli see Publik ja Ševtšenko. Et Ševtšenko sai enda Maltsinit kätte lõpuks seal mingi 6 või 7 setti see game'i sai kätte, et ega seal jah, proovin salatit ka teha praegu, et sai seal enda Maltsinit kätte, et väga hästi. Sai enda Maltsinit kätte ja esimeses setis sai 4 ja teises sai vist 3. Midagi sellist. Pärast õhtul panin veel, Fritz mängis veel seal Arnaldiga, keda ta oli enne võitnud. Arnaldi oli võitnud teda siin just aasta tagasi. Et nüüd ma panin ka, et Arnaldi saab ka seal enda Maltsinit saab kätte, et seal mingi 6 game'i saab kätte ja seda ta ka tegi, et mitte väga palju rohkem, aga mis sai 8 või? Jah, vist 8 sai lõpuks või sai 7 või? Noh, 6 oleks ka piisanud, et noh, niimoodi nibin-nabin kõik, et see Hispaania naiste mänguga alustasin, on ju, see oli ka nibin-nabin tegelikult. Et kõik on niisugune nibin-nabin tulnud. Et kõik on väga väikeste koefitsientidega ja väga napikalt on tulnud nagu, selles mõttes on nagu huvitav olnud, et seda koefitsient on väike, mis tähendab, et võiks justkui nagu noh, vabalt ära tulla, on ju, aga näed, võta näpust, on ju. Et ja siis Fritz oli jah see ja siis noh, täna oleks siis Arnaldi või mitte Arnaldi, aga Raducanu mängib Sakkariga, et noh, seal on ka see Raducanu on teda võitnud nagu 3 korda seda Sakkarit ja Sakkari on praegu mingi 70, Raducanu on 30, et ma ei tea, mis see Sakkaril siis oli, kas oli ka siis mingi paus vahepeal või? Vahepeal ta oli ju täitsa ju mingi top 3 oli see Sakkari või? Ma ei tea, kas nii ja oli. Aga päris hea oli. Et Raducanu ja et sealt nagu noh, keeruline nagu öelda, kas seal ta pakuks nagu 9,5 pakuks Sakkarile. Et noh, midagi nagu siukest magusat ei ole, nagu eilsed need olid, et noh, eilsed olid nagu siuksed mängud just, kus nagu see need mängijad, kellel oli madal koefitsient, et nad saavad
need 6 geimi on ju, nende noh, nemad olid nagu võitnud seda vastast on ju, nagu Fritsu puhul on ju. Ja tegelikult selle Fritsu ja siis Arnaldi puhul ja tegelikult selle Publiku ja Davitsenko vahel ka. Jah, oli ka sama, et need tüübid olid tegelikult võitnud. Et siis seal oli hea panna, et noh, Juunel siis ikka mingit tatsi on seal, et Juunel siis päris nulliga ikka ka ei saa, on ju. Et noh, aga see Publik oli ikka kõvasti oli üle jah, et seal Publikil polnud nagu mitte mingit probleemi selle Ševtšenkoga ei olnud, et seal oli täitsa huvitav nagu selles mõttes oli küll. Et aga noh, täna nagu siukseid magusaid asju ei ole, et täna on siuke nagu rohkem riskivärk, et seal see Sakkari ja Raducanu on ju, noh. Et kas see Sakkari nüüd 9,5 geimi, mis tähendab seda, et ta peab selle matši ajama ikkagi küllaltki vähemalt tasavägiseks. Sest kui ta 6-4 kaotab, siis on nagu jokk on ju. Noh, kuigi isegi see praegult on Sakkari kõige halvem hooaeg ja ta võib ju isegi mingi 6-3 ja 6-2 kaotada on ju. Et ei saa seal isegi 6 geimi kätte. Et noh, et selleks ta peaks siis ju 7-5 või 7-6 on ju. Noh, et kas ta on nagu selleks siis, nagu võimeline. Et seda nagu väga, jah. Seda nagu väga ei saa eeldada, et see nüüd kätte saab selle, on ju. Et ta nüüd kindlasti nagu kätte saab selle geimi või seti, on ju. No, Medvedev mängib täna jälle. On suur favoriit. Aga võib-olla siis täna siis Medvedevi võib-olla täna panna, et me ei tee Medvedev, palju ta siin annab. Võib-olla siis täna panna, et saab kätte selle. Nojah, siin ta peab ka saama, ega see Medvedev jah. See Medvedev on nagu ta on. Moutet, mitmes see Moutet on? Medvedev. No, ka 51 on see Medvedev. 51. 59 tegelikult, parim on tal 51. Aga noh.
väikse salati peab siin tegema jah, natukene. Natuke salatit jah. Et see on siuke, mida kui pole nagu mingit ideed, mida teha või siis noh, vähemalt paned sinki, tomatid, kurki, hapukoort on ju, saab nagu kõik need enam-vähem need toidugrupid saab nagu kätte on ju. On nii liha, juurvilja kui ka ütleme mingit piimaasja on ju. Et see mouteet on küllaltki nagu enam-vähem positsioonil. Et siis ta võiks ju 6 geimi kätte saada. Mäng on täna öösel, õhtul. See mäng on täna õhtul jah. Näen, et juba veerandfinaalid vist seal Washingtonis. Nojah, siin nagu ennustuses ütleb ka, et see vastane võib tal teha selle nagu raskeks, aga et see Medvedev ei tohiks nagu kaotada talle. Noh, siiski Medvedevi võidule nagu ei tahaks panna nagu väga. Näed, hommikuprogramm saab ka jõuab lõpule.
noh, niimoodi statistikat vaatad, see on ka nagu, neid veed on natuke parem, aga mitte väga palju. Outet on palju rohkem olnud väljakul mänginud. Et meil veede sirvib ässasid palju, poole rohkem ässasid on. Nojah, ka 65%. Noh, see on ka nagu siuke edu nagu, et mis ei tohiks nagu kuuskümmend 5%, et siis võiks ju panna sellele Outetile. Aga millegipärast arvan, et see Medvedev ei too mulle õnne, Medvedevi mängudele panemine. Et jah, teoorias on nagu lihtne, et paned 20 tükki järjest, noh 3 tükki on pandud. Paned 20 tükki järjest väikse koefitsiendiga ja 1000 € taskus on ju. Ma vaatan, mis see oli see tabel. See on märga saanud siin. Mis see tabel meil oli? Siin olid juba need remondi asjad olid sees siin. See oli ka ikka jube rahmeldamine oli 500 € eest. No ma sain nagu 800 000 nagu leppisime, küsisin 1000 on ju, arvetasin enam-vähem need värvid ja asjad, mis sinna ühetoalise korteri peal läheks. Aga tüüp kauples siis 800 peale, et siis 800 € eest nädal aega, noh, selles mõttes, et värvikulu oli ka ikka päris ropp tegelikult. Algul ma panin mingi nende väikeste pahtlitega ja see valmis pahtel maksis 7 € see väike tops. Pahtel sellega vaatas, kurat see väike tops läks nagu mutiauku. Panin paar tükki seda, siis ma sain. No mul oli halb kogemus oli selle nende Kiilto nende pahtlitega, kus sa veega teed. Seal on nagu 2 tükki. Et noh, see on siuke suurem kott. See on kas 5-kilone või 7-kilone kott või mis ta oli. Et noh, see on siuke soodne, et ta maksab 7 €. Või isegi 5 € oli. 7 € oli vist.
üks oli 5 eurot, teine oli 7 eurot. See odavam vist oligi 5 eurot. Nad oli ilusamas kotis ja odavaga oligi see värk, et mul oli kehv kogemus, sest praod tekkisid sisse sellega. Et ma ei tea, miks see selline kipsi nagu segu ja seal oligi nii, et sa pidid selle 5 minutiga ära kasutama ja pärast tekkisid praod sisse. Et mul oli see kehv kogemus, sellepärast ma ei tahtnud seda suurt kotti osta. Aga siis ma vaatasin, kurat, ma jään korrali pankrotti selle, kui ma neid väikseid topsikuid ostan, see, mis valmis on tehtud. Ja siis vaatasin, et ostan ära selle, et noh, et seal ja siis seal oligi, et see oli nagu see hea, mille otsa ma nüüd sattusin. Ja seal kõrval oli see jama, mis ma kunagi olin ostnud. Et neid on 2 tükki ja et tuleb vaadata seda, kus on 90 minutit on see kasutusaeg. Et seda tuleb vaadata. Et seal, kus on 7 minutit kasutusaeg, see on jama. Et seal tekivad praod sisse. Ja noh, nende värvide ja nende jaoks läks ka nagu päris palju nagu kulus seda värvi. Ostad seal mingi kuradi 17 euri maksab see värvi kuradi Posku ämber on ju, 4-liitrine. Noh, selle valad sinna värvi sinna alusele ära on ju, paar rullitäitset tõmbata sellega juba on otsas on ju. Et siis mul materjalidel läks seal no, ju segistid ja need ka, noh küll sebisin sain, et aga need voolikud ja äravooluvoolikud ja asjad ja kõik värvid, pahtlid ja noh, tööriistade jaoks nagu midagi kulu ei olnud, et erilist, et noh, mingid tööriistad on mul endal ka parem ära olnud, et noh, aga siuksele tööle nagu väga nagu, aga noh, ikkagi oleks ma ise pidanud seal neid mutrivõtmeid veel ostma ja nii edasi, on ju. See oleks ka veel lisakulu olnud, et aga need mul olid olemas ja aga noh, ikkagi mingi 250 euri läks mul kindlasti materjalid peale, noh, ma arvan rohkem isegi. Et noh, lõpuks seal võtta siis ligi 300 eurot võtta seal maha 8 sotist, on ju, et 5 sotti jäi mul tasku seal, on ju. Noh, pluss kütused ka veel, noh, kütust ma nagunii oleks sõitnud, on ju, siin pargi vahet ja niimoodi, on ju, jalutamas käimiseks. Aga noh, ütleme 500 euri, on ju. Et siis see oli mul ka siin need remondi nagu tegevused ja need asjad, mis to-do list või nimekiri mul oli siin ka nagu selles märkmikus oli nagu kirjas, et hea märkmik, et ta saab nagu noh, saad nagu keerata seda ja lehti saab hästi välja tõmmata, et maksis 50 senti rohkem, et tavaliselt mul siukse kooneldamisega on nagu halvad kogemused, et seal oli kõrval oligi mingi 50 sendine ka siuke ruuduline vihik. Mõtlesin, et võtan selle odavama, aga siis mõtlesin, noh, et võtan ikka selle, mida vaja on, et ma saan seda keerata, saan siit lehti ilusti välja tõmmata, on ju. Et noh, siuke korralik on ju, A5 ka ja et mida ma siin siis koonerdan, on ju, et see. Vahepeal läheb jälle kuradi raha niimoodi paned, et kuradi 20 euri pole kurat mingi küsimus. Ühesõnaga siin märkmikus mul peaks kuskil olema kirjas see, tegin selle tegin ju selle, kõike muud on siin kirjas, aga seda ma ei näe, et seda ma millegipärast ei näe, seda tabelit. Kas ma siis tõmbasin mingi lehe, ma mingil ajal välja tõmbasin mingi asja jaoks. Ma tahaks näha nagu, kuhu me siis jõuaksime näiteks selle arvutuse mul oli see viimasel lehel siis võib-olla siis tõmbasingi välja või millegi pärast. Hakkame otsast pihta siis.
igatahes seda siin ma ei näe, jah. Niimoodi sirvides ei näinud. See on see tabel, mis ma tegin varem juba, kui ma neid Kossus märkisin neid punkte. Kossus märkisin neid punkte nagu, et no midagi üritasin ka mingit süsteemi siin luua, et mitme minutiga nagu neid minutis mitu punkte pannakse, et siis üle-alla ennustust teha. Vist tõmbasingi selle lehe välja või ma ei mäleta, mille pärast ma mingi lehe välja tõmbasin. Seda ei kujuta ette. See ei olnud vist üldse siin. See ei olnud mul üldse siin, see oli selle. See oli mul üldse teise lehe peale tehtud, jah. Ja. See oli mul selle lehe peale tehtud. Jah. Vot see on jälle. See on jälle see hea nagu õpetus, et kõik asjad ühes kohas hoida. See oli mul siin vahel, jah, ja siis millegipärast ma võtsin ta siit vahelt välja. Nii. Aga see, jah, selles mõttes küll tahaks vaadata, et millal sinna tonni peale jõuaks mitme päevaga. Jah, ega kaua läheb aega tegelikult, et sinna tonni peale jõuda, ütleme, et juba mingi 28 päevaga oleks 9 tonni peal, aga et sinna nagu sotist nagu edasi nüüd palju jõuda, on ju. Sinna läheb nagu päris kümneid päevi aega nagu. Et üldse sotini jõuda läheb 17 päeva aega. Et jah. Noh, aga ütleme, kui jah, me saaks nagu sellises tempos, et kolm päeva korraga, nagu eile tegime. Noh, kiirustada jälle ei tahaks, et siis kiirustades siis hakkan nagu mingeid kõrgemaid koefitsiente vaatama ja siukseid asju, on ju. Et parem jõuda siis 17 päevaga soti peale, kui et siin kõradi kiirustades ja 5 päevaga on nagu läbi asi, on ju. Aa, 17 päeva oli 4 sotti, ma tegin siin mingid kõrval mingid teised arvutused. Noh, suht mõõdetud mingid vahearvutused tegin. Aga 10 päevaga jõuab soti peale. Noh, ehk siis kui me teeme samasuguseid päevi nagu eile 3 päeva, siis juba 3 päevaga oleks juba soti peale. Mis oleks päris hea, on ju. Kolme päevaga oleks juba, jah. Täna teeks 3 mängu veel, siis oleks juba 40 peal. Üks, kaks, kolm. Nojah, 40 peal oleks. Ja homme oleks juba 70 peal. Et niimoodi oleks, jah. Aga tonni peale siis jõuaks, jah, ütleme 20 päevaga jõuaks tonni peale. Et ma arvan, siin ma vist nüüd hakkakski, teeks mingit siukest et 10% võtaks välja näiteks. Et noh, iga 100 peal võtaks näiteks 10% välja. Noh, 10 euri on ju. Ja 1000 peal siis soti.
võib-olla 1000 peal võtaks juba 4 sotti välja, et siis saaks nagu, et sellest rahast nagu elada, on ju, natukest aega. Et noh, et siis on see 4 sotti nagu käes, on ju. Ja saab sellega nagu siis natukest aega elatud, on ju. Et isegi kui seal nagu läheb nagu midagi võssa, on ju. Et noh, ühesõnaga jah. 20 päeva, mis tähendab 7 päeva. Kui 3 mängu päevas teha, on 7 päeva. No noh, jah, kiirustada ei tahaks, aga ütleme jah. See on nagu ütleme ikkagi, isegi kui kiirustada, see 20 päeva on ka tegelikult päris, noh, päris mõnus nagu. Päris süke mõistlik, noh. Ei, ta ei ole ju mingi 2 aastat, on ju. Ta ei ole ju mingi 2 aastat või mingi kuradi 20, noh, või mis iganes, on ju. 2 kuud, on ju. Ta on ikkagi süke, noh, päevad nagu mõned päevad, on ju. Mõned päevad on, jah. Et okei, ma laen siis selle video ka praegult ülesse, siis ma vaatan, mis ma siin täna leian veel, et see Medvedevi ja Moutee mäng, sinna vist võiks Moutee peale panna, et ta on, noh, küllaltki nagu mängib ja ässasid, noh okei, et ta lööb vähem ässasid, aga ikkagi mingi 3-4 ässa mängus nagu tavaliselt lööb, on ju, et noh, ega sellega nagu mängu ei võida, aga siiski, et see serv on tal küllaltki siis enam-vähem, on ju. Et siis Mouteele panna näiteks, et saab enda 6 geimi kätte. See võiks olla, jah, vaevalt, et see Medvedev nüüd siin päris ületas sõidab, et jah, tal on seal raskusi olnud ja noh, ja võrdne ka selline ja et vaatame siis, ma laadin selle ülesse ja siis vaatan siin veel, mis siin mänge tuleb, võib-olla tuleb täna varem ka veel mingeid paremaid mänge, et see Sakari ja see, ega seal oleks siis sellele, kes see Sakariga mängib, et oleks siis talle panna nagu mingit sukest madalat koefitsienti, aga seal ta nagu ka ei anna, et aga eks siis vaatame, võib-olla leian siin mingid nagu soodsamad mängud ka.